Maikuu viimastel päevadel leian ühe väikese Allikajärve kaldametsast sanglepakaenlast linnupesa. Selles on 4 rohekat pruunikirjaga muna, turvaliselt samblasse pakitud nagu kellegi kallim varandus. Siin algas lugu, mis liigutas mind oma ilu ja traagikaga. Keegi hiilib läbi taimestiku salamisi pesa poole. See on metstilder. Rästasuurune varjulise eluviisiga kurvitseline, kes on meie metsades tavaline pesitseja. Metstilder on ise kehv pesameister ja seetõttu üürib ta oma pesad tihti musträsta käest. Musträster on selleks ajaks juba ühed pojad pesast välja lennanud, kui metstilder alles pesitsema asub. Nüüd tuligi vana peremees vaatama, et kuidas üürnikul läheb. Tilder taandub. Õnneks on musträstas rahumeelne ja lihtsalt uudishimulik. Kui külaline läinud, hiilib Tilder hetkegi aega viitmata pesale tagasi. Ka kõige suurema ohu korral lahkub metstilder pesalt alati maad mööda, taimestiku varju hoides, et mitte vaenlasele pesa täpset asupaika reeta. Sama põhimõtte järgi toimib ta ka pesale naastes. Et pikka, ligi 20 päevast haudumisperioodi endale pisutki lõbusamaks teha, sätib vanalind pesaserval sambla toita ühest servast teise. Eks ole ju meelelahutus seegi. Möödalendav kimalane võib olla päeva eredaim sündmus. Aeg-ajalt on tarvis mune ringi pöörata, et veel koorumata tibudel küljalune külmetama ei hakkaks. Metstildritel võtavad haudumisest osa mõlemad, nii emaslinnud kui isaslinnud. Paraku on nad aga nii ühesugused, et ka lähemal vaatlemisel pole neil võimalik vahet teha. Enne päikseloojangut saabub hetk, kui mõlemad vanalinnud on toituma läinud. Nüüd saan hiilida korraks pesa juurde. Haudumine on kestnud juba 19 päeva. Ühel munal on väike kooretükk lahti tulnud. Järgmisel hommikul ootas mind ees jahmatav vaatepilt. Öösel koorunud tibud olid juba pesast lahkunud. Paraku aga nii õnnetult, et 2 tibu olid vette sattunud ja üks neist juba kaupunud. Tõssin veel elus oleva tibu teiste juurde. Tänu oma varjevärvusele muutus ta sisuliselt kohe nähtamatuks. Peagi naaseb ka vanalind. Tibud virguvad ja üritavad tema poole ukerdada, et tema soojendava tiiva alla pääseda. Oma elu esimesel päeval sõltuvad tildritibud väga palju isalinnu tiivaalusest. Just isalind jääb poegadega kokku kuni nende lennuvõimestumiseni. Munemisest ja haudumisest kurnatud emalind siirdub aga otserändele, et tasapisi jõuvarusid taastada. Nagu enamikel kurvitsalistel, nii ka metstildritel, on linnu enda mõõtmetega võrreldes väga suured munad. Munad on suured aga sellepärast, et sinna mahuksid tibude jalad. Kohe esimesel elupäeval tuleb nende jalgadega käia. Need on tõesti suured ja kohmakad võrreldes tibu enda suurusega. Enamik kurvitsalisi oma poegi ei toida. Vastkoorunud tibud peavad esimesel päeval kohe ise hakkama saama. Vahel näitab vanalind lihtsalt ette, et kuidas nokkida või mida süüa. Kõik muu on tibude enda teha. Järgmisel hommikul on lodumetsas vaikne. Tildripere on lahkunud turvalisemasse paika, kus on vähem ohte ja rohkem toitu.